kui ma praegu ei lähe, siis nagu ilmselt ma ei lähe mitte kunagi. Tundub, et poisid võitsite veits kubernerilt nagu seda tähelepanu ära. Filipiinidelt tagasitulek tähendab seda, et üürikulu läheb mingisugune 400-500 eurolt 2,5 tonnini. Sama suur huvi kui meil eestlastel on Austraalia vastu, tegelikult on teistel nagu Euroopa vastu ka. Ei võta elu liiga tõsiselt võib-olla? Üldse mitte. Tere tulemast True Foresti. Iga saade on kui avatud raamat, mis räägib ühe seiklusliku roo. Meie külalised on tulnud siia, et jagada teiega ausalt ja otsekaheselt oma teekonda. Alates esimesest ideest kuni suurte saavutusteni. Nende lood on täis inspiratsiooni, proovikive ja avastusi, mis on kujundanud nende elu ja karjääri. Meil on sulle üks palve. Kui meie vestlused pakuvad sulle väärtust ja soovid, et selliseid inspireerivaid lugusid sünniks veel, siis meid aitab kõige rohkem just sinu subscribe nupule vajutus. See on tasuta, aga annab meile märku, et meie töö on oluline. Tule ja avasta meie varasemaid episoode ning leia meid ka sotsiaalmeediast. Aitäh, et oled osa teekonnast. Tere, Robert! Tervitus! Võib-olla alustaks sellega, et kuidas sai üldse sinus tärkas huvi reisimise vastu ja kuidas kõik algus sai? Esiteks tänu kutsumast. Võib-olla kes mind juba pikemalt tegelikult teab on see, et ma pikalt suht olen tahtnud alati kuidagi nagu reisida ja kuidagi nagu, ma ei tea, Eestist väljapoole minna piiluda ja kuidagi kõike seda. Ja siis peale seda Covidi lõppu ma ütleks, et kuidagi mulle nagu sai küllalt ja otsustasin siis, et jätaks korraks nagu paneks Eesti elu pausile ja vaataks nagu mis teistes maades toimub ja läksin siis, alustasin Austraaliast ja olen siis nüüd Eestis olnud tagasi mingi 3 või 4 kuud, vahepeal olin siis mingisugune 3 aastat ära nagu. Aga kas näiteks lapsepõlves vanematega reisid palju või olid sa vahetusõpilane kusagil, et kas see tuli sellest, et see oli juba eos, see reisipisik sinusse süstitud või see tuli just selle nagu puudusest, et sa ei olnud vanem reisinud väga? Ma ütleks, ma olin ikkagi nagu suht arvestatava hulga nagu reisinud ikkagi igal pool, aga kuidagi mind just paelus nagu see, et tahaks nagu elada kuskil, et tahaks nagu näha, kuidas inimesed kuskil mujal mõtlevad, kuidas nad oma elu elavad kuskil nagu teisel pool, võib-olla maakera ja kuidagi midagi sellist, et eks ma ikka käisin nagu siin-seal igal pool, aga kuidagi niimoodi, ma ei tea, maksimaalselt kuu aega kuskil. Et nüüd võib-olla on sellest saanud nagu see, et ma väga alla sellise kuu või 2 tegelikult väga ei viitsikski nagu kuhugi nagu reisil otseselt nagu minna. Et kuidagi tahaks nagu mingit elu nagu näha päriselt, kuidas asjad nagu koha peal toimivad. Väga aus, aga kas sul oli mingisugune trigger ka tol hetkel, kui sa just nagu siis esimene kord läksid just, et kas see nagu, tihtilugu ongi see, et kui sa tuled, võib-olla lähed kooli midagi õppima, siis sul on vabandust, sa ei saa minna, siis sa oled, ma ei tea, ülikoolis õppid midagi. Siis ülikoolis sa oled minema praktika, saad kohe mingi hea töö peale, siis sul on jälle vabandus, miks sa ei saa minna. Et kas sul oli mingi trigger, et sa ei saanud enda, ma ei tea, kooli sisse erialal, mida tahtsid või midagi sellist? See on tõesti nagu hea küsimus. Ma arvan, et seal kindlasti tekkis mingisugune punkt mu elus, kus mulle tundus, et ma olin nagu nii paljudele inimestele nagu kogu aeg rääkinud, et ma nüüd lähen ja ma kogun hoogu ja nüüd varsti lähen ja kuidagi midagi sellist. Ja siis tegelikult võib-olla see lugu saigi nagu alguse sealt, et mingisugune augustikuu 2022 äkki või. Siis tekkis siuke nagu olukord, kus ma saatsin nagu oma hea sõbra kuskil seal suvel nagu lennujaama ära. Siis ütles, et ta läheb nagu Austraaliasse. Ma nagu tegin pooleldi nagu nalja, et ma tulen ka. Ja siis kuidagi mõned kuud hiljem otsustasingi siis, et okei, nagu fuck it, let's go. Ja õnneks siis partner ka nii mõnusalt spontaanne, et otsustas, et davai lähme ja veel tegelikult üks tüüp hüppas ka veel 3. meil kaasa ja siis kuidagi läks nagu sealt see ots lahti. Miks eestlane just Austraaliasse läheb? Nagu meil igal eestlasel on vähemalt, ma ei tea, 1-10 sõpra, kes on nagu läinud Austraaliasse selle otsa ära teinud. No, ma ei teagi, võib-olla äkki minu enda kohta, et ma olin nagu tõesti pikalt nagu mõelnud, et ma tahaks nagu kuhugi minna, midagi teha. Ei suutnudki võib-olla täpselt mingisugust nagu punkti panna, et mul oli kindlasti mingisugune roosa unistus mu peas, et ma tahaks hullult mingi hetk võib-olla pallil surfata ja võib-olla, ma ei tea, sinna kolida ja ma ei tea, ikka oled kuskilt YouTube'ist näinud mingid tüüpe, kes seal nagu toimetavad ja siis... Juhani Särglep, ma ei tea. Näiteks, muidugi, ma arvan, mingi väike osa nagu sellest ka. Ja siis kuidagi
ma ei mäletagi, mis selle nagu otsuse taga seal nagu lõpuks siis oli, aga igatahes ilmselt oligi see lihtsalt, et ma ei tea, sõber Saamal helistas, et kuule, et ma ei tea, Austraalias täitsa tore tegelikult on, et mingi lenda siia vaata ja siis mõtledki, et okei, tõmbame kõik siis nagu elu pausile ja anname nagu võimaluse vaata, et kui ma praegu ei lähe, siis nagu ilmselt ma ei lähe mitte kunagi. Ja see ongi selle nooruse spontaansuse juures nagu nii minu arust suur väärtus, et nagu seda hilisemas eas nagu luua nagu, et nüüd ma lähen ja kõik selle siin poole jätan. Me lihtsalt seome ennast mingid tegevuste või asjade või mingisuguste suhetega nii ära, et me leiame miljon põhjust, miks mitte minna vaata. Muidugi. Et mega lahe, et ja veel, et partner oli ka sama spontaan, nagu sa ütlesid, et võtsid seda sammu ikkagi läksite. Kui te nüüd kohale jõudsite, kas siis oli mingisugune kindel töökoht teid seal ees ootamas või kuidas kõik alguses esimesed 3 kuud kulges? No võib-olla... Või kuidas üks üldse eestlane läheb, sest kui palju sul raha kaasas oli või nii palju potentsiaalseid murepilvi on? On küll, jah. Ülihea küsimus. Ma arvan, et see minu olukord oli tegelikult siuke, et ma tegelikult Eestis ka tegin nagu suht ägedat tööd enda meelest nagu varem, et toimetasin nagu juba siis nii-öelda turundusmaastikul veidikene ja ma olin siis tookord Eestis JBL-i Harman ja Philipsi siis nii-öelda brändi edendaja. Eestis ma käisin, näiteks tegin mingi tootekoolitusi ja käisin tegin erinevaid sotsiaalmeediat näiteks JBL-ile 0-st 12,000 jälgijani näiteks TikTokis on ju, et see oli siuke päris äge projekt on ju ja kuidagi see turundusvaldkond nagu õrnalt nagu sõi mind siin juba Eestis sisse, aga mingi hetk jah, kui nagu need võib-olla piirid rohkem lahti läheksid, ma nagu teadsin, et tõesti ma nagu ütlesin, et kui ma praegu kohe ei lähe, siis ma ei lähegi vaata ja nagu see kuidagi tunne oli nagu nii suur või vajadus nagu, et oled teistele ka rääkinud, ma nüüd lähen ja siis lõpuks mingi hetk oled, et okei, suva, et ostame piletid ära, lendame laivi. Mis seal koha peal siis võib-olla eesootus oligi see, et ei... Mis esimene töö oli? Mis kõige esimene töö seal oli. Millest algul olime, lendasime koha peale, hakkasime tööd otsima nagu ikka, algul mitte midagi aru ei saa, oled siit-sealt mingeid lugusid nagu kuulnud. Palju raha taskus oli? Ma ütleks, et siuke mingisugune võib-olla mingi 4-5, mingi poole aasta, 4-5 kuu, poole aasta mingi siuke varu oli igaks juhuks nagu taskus olemas. Üksi või 2 peal kokku? Üksi. Okei, nüüd kaasas on sama suur juba? Midagi sellist. Okay. Tegelikult ma tema kohta ei tea, ma ausalt isegi ei oskagi öelda nagu jah. Aga igatahes... Tema oli sinu rahakotiga. Ja põhimõtteliselt lendasimegi alguses siis nagu Austraaliasse, esimese asjana saime aru, et meil oleks nagu autot vaja. Ja ostsime siis auto ja hakkasime siis nagu uurima, et kuidas see nagu värk seal käib. Eks mõtlengi, et ma oleks tegelikult hea meelega võib-olla otse Aasiasse läinud kuhugi pallile midagi sellist, aga eks seal mängis rolli seega, et sõbrad on nagu koha peal, hea mugavusemi ikkagi minna, keegi teine nii-öelda näitab sulle selle otsa nagu ära, kuidas teisel pool maakera mingid asjad toimivad. Suhteliselt lihtsalt siis põhimõtteliselt sattusimegi nendega koos siis puuvilla mingisse farmi äkki tööle, ma ei tea, ma lükkasin seal mingi forklifti siis mingi hetk ja siis ma ei tea, Helen aitas seal mingid pakke teha, kuidagi midagi sellist. Suht kohe tegite enda siis need farmipäevad ära, kui sinna läksite, et saada potentsiaalselt taodelda see viisat pikemaks? Jah, tegime. Ma ütlen, et see farmivärk oli siuke, et käisime lihtsalt enam-vähem, tegime oma need asjad ära nii nagu vaja oli ja sai veidike raha kõrvale nagu säästa ja panna ja siis eks see mingisugune goal ikkagi oli nagu see, et saaks nagu võib-olla nagu ringi näha, ringi reisida ja kuidagi see tundus võib-olla kõige lihtsam viis nagu ots lahti teha, et oled nagu kuulnud, teised teevad, mingi sõber soovitab, saad kohe nagu laivi lennata, lihtne on. See tundub kõige nagu vaenurikkam töö nii või naa ja kui sa kohe alustad sellest, siis minu loogika ütleb, et esiteks kõik saab paremaks minna, teiseks nad reeglina vist pakuvad sulle kohe elamiskohta ja kui sul veel mingid sõbrad seal koos olid või nagu kelle koos saite minna, siis tundub nagu tõesti väga hea ots, kus alustada. See oli jah, eks seal kindlasti oli mingisuguseid keerulisemaid nagu momente ja asju ka ja eks me nagu tegime seal erinevaid mingisuguseid võib-olla farmi asju ka, aga see on siuke, mille järgi võib-olla siuke tavaline eestlane läheb sinna nii-öelda tegema, et meie siis nagu lõpuks seal otsustasime ikkagi, et me
tegime oma need mingid farmi asjad ära, käisime vahepeal Aasias on ju, elasin seal, ma ei tea, vahepeal olime näiteks mingi 4 kuud Filipiinidel on ju, siis olime vahepeal Indoneesias on ju, Balil käisime. Okei, lähme, seal tekib palju küsimusi, et nüüd aru saada, et näiteks, et läksite farmi, tegite alguses mitu kuud olite farmis? Ma arvan, et tegelikult täiesti kogemata me sattusime isegi olema äkki mingi 5 või 6 kuud, tähendab kokku siis nagu seal 3 mingi aasta jooksul, nagu alguses põhimõtteliselt. Alguses olite kui kaua? Esimese hooga äkki mingi 2-3 kuud. 2-3 kuud, siis lendasite, saite sealt raha, mingi raha oli kaasa, siis sellega läksite Balile? Siis me olime Balil jah, saime sõpradega kokku ja siis kuidagi sai seal nagu esimese mingisuguse Aasia tunnetuse kuidagi midagi sellist ja siis... Kaua seal olite? Esimese hooga äkki mingi kuu, midagi sellist. Ja siis lendasime Austraaliasse tagasi ja siis see tulebki neid mingisugused esimese tagasilööke, et lendad umbes Balilt siis, ma ei tea, sinna kuhugi Austraaliasse, oled seal, lubatakse sulle, et sa pead farmi jõudma mingisuguseks kuupäevaks ja kellaajaks, jõuad sinna, öeldakse koha peal, et peale 15 tundi öö läbi sõitu, et umbes tööd on pakkuda alles mingi 3-4 nädala pärast ja siis oled seal, mis ma teen, et mingid selliseid asju nagu hästi palju tegelikult juhtus ja siis sa nagu õppisid nendest nagu momentidest, on ju. Aga mis sa tegid siis, kui sa tulid tagasi, läksid sinna farmi, öeldi, et tööd on 3-4 nädala pärast, sõitsid 15 tundi tagasi? Kusjuures tegelikult see oli siuke veits mingisugune murdepunkt võib-olla meile ka, et me saime teada, et mingi töö algab justkui seal veinikas, siis on ju, läksime siis veini tegema sinna ja see suht populaarne töö on ju. Et tahtsime ka siis näha, kuidas seda veini tehakse ja siis läksimegi 3 nädalaks tegelikult Sydneysse, Bondi Beachile elama. Olime 3 nädalat korra seal, saime mingi esimese ampsu kätte, said aru, et 3 nädalaga nagu juhtus mingid mega asju nagu lihtsalt, ma ei tea, elad lihtsalt õiges kohas, näed mingid superstaarid jalutavad ringi, on ju. Ma ei tea, üks mingisugune äge lugu oli seal näiteks kohe, et ma ei tea, käisime Helenaga surfama, siis tuled seal, käid kohalikus mingisuguses selles Petisburgeris söömas ja siis mingisugune onu tuleb, küsib, et umbes nii ägedalt istute siin, söötame seda meie burgerit surfilauadega lipsades, et tohin tõesti mingi pildi teha. Ja siis on enam-vähem selle Petisburgeri, mis on nagu Austraalias mega suur kett, on siis selle mingisugune direktor ja kui siis jääme sealt nagu edasi jutustamast, ütles, et tahaks selle kuidagi pildi mingi sotsmeediasse panna ja lõpuks siis tuli välja, et üldse sama härra siis vist on enam-vähem mingisugune direktor ka tegelikult nendele Boost jogurtitele, mis on nagu Eestis ka üsna populaarsed on see rohelise disainiga see jogurtid, mis on igal pool nagu on, et lihtsalt mainisid, et oled nagu Eestist pärit, siis ta ütleb, et selle peale, et Eestis läheb nendel teisel ketil seal Boostil nagu mega hästi, siis nagu näed ära, et kuidagi mingid sellised asjad juhtuvad, saad nagu nii palju seda kinnitust nagu, et üli äge õige otsus nagu kuidagi näha ja anda nagu võimalus sellele välismaale. Muidugi, see Boost, see on mingi fenomenaalne asi, et mingi aastast paar korda mul tekib nagu konkreetselt selle järgi isu, siis ma nagu lähengi lihtsalt teen selle otsa ära, et nagu võtan Boosti vaata. Nagu selle 3 nädala jooksul kuidagi juhtus nii palju mingeid väikseid asju nagu, ma ei tea, nägid enam TikTokis vaata see vend, kes korvpalliga mööda linna käib ja lobib neid basketball shot'e ja laseb inimestel visata. Sama vend tuli kõndis vastu seal õhtul, enam panin pidu koos. Mingid sõgedad asjad saati. Aga kuidas Sydneys olite, siis te ikkagi võtsite nagu mingi koha ja seal olite kahekesi või seal olid jälle mingid sõbrad ees ootamas? No algul meil mingi 3 nädalat enam rentsime mingit tuba ja siis me käisime tegema vahepeal selle veinika ära. Tegelikult sinna vahele jääb väga palju mingit muud jama ka, aga siis lõpuks mingi hetk oli mingi, et farmi enam ei taha. Nagu, et vaataks, mis... Sydney elu oli juba nii-öelda maitstud ja pigem tundus, et linnas on lahedam elada. Ja, et seal said selle nagu hea nagu ampsu kätte ja siis kuidagi mõtlesin, et okei, et prooviks seda nagu päris elu siis, et kuidas seda suurlinnas nagu elada on, et mis nagu võimalused nagu seal siis tekivad. Ja siis enne seda me olimegi vahepeal 4 kuud Filipiinidel on ju. Oota, see oli nüüd niimoodi, et see oli siis ikkagi proovin mingit kronoloogilist telekorda, et sa olite seal Sydneys, eks ju linnas, siis te läksite tagasi veel farmi, siis saite seal, tegite seda veini, saite aru, et okei, et tahaks ikkagi tagasi linna minna, aga siis enne kui läksite linna, siis läksite Filipiinidele. Käisime veel 4 kuud Filipiinidele ja... 4 kuud, see on nii saab minek, see ikkagi organiseeritud, et raha on veel taskus, et lähme. Põhimõtteliselt jah, et
kuidas Filipiinidel elu oli, sest ma tean, et sa oled väga ekstreemspordi harrastaja, et see juba käis läbi, et okei, et said seal Austraalias teha surfamist, eks ju. Filipiinid tundub ideaalne koht nagu, et võib-olla räägi natuke sellest ka elust Filipiinides, et mis te 4 kuuga seal korda saatsite. No algul oligi, et tegime enda selle veinika hooaja seal Austraalias ära, siis kuidagi vaatasin, et mul olid mingid sõbrad seal Filipiinidel sõitsid nagu veelauda ja siis vaatasimegi üks hetk piletid ja kuidagi samamoodi, et ma ei tea, kuidagi õnneks see on nagu jopanud, et tüdruk on nagu alati mingi, jaa, lähme nagu aine, et siis kuidagi läksime ja siis oli Yes, küll. Ja põhimõtteliselt küll jah, et kuidagi hullult nagu lihtne on olnud jah. Aga Filipiinidel oli jah, selles suhtes nagu hullult vinge, et sõitsin veelauda, sai kohalikega seal päris palju nagu sõbraks ja sealt nagu ka samamoodi mingid maailma toredad nagu mälestused ja igasugused mingisugused vinged lood nagu. Vajate mõni näiteks, et noh, ma saan aru, et seal kas te elasite hostelis või võtsite oma mingisuguse täitsa privaatse olemise seal? Ja no seal me rentisime korterit. See on vist natuke odavam, ma saan aru? Jaa, pigem küll. Pigem jah. Aga ei, Filipiinidel, noh ma ütlengi, et minu eesmärk tegelikult nagu, miks ma tahtsin võib-olla välismaal üldse nagu ära saada, oligi see, et ma kuidagi tahtsin või olen kogu aeg tahtnud nagu näha, kuidas mingid inimesed mõtlevad, mis tööd nad teevad, kuidas nad nagu päriselt elavad kuskil nagu välismaal. Et ma olen nagu tahtnud seda kõike nagu näha ja siis kuidagi Filipiinid tundus ka nagu täiesti süke kastist välja kuidagi lahendus ja läksime, olime seal ja mingisugune üks võib-olla kirkam mälestus oli Filipiinid olemuselt, oled käinud või? Ei ole. Okay. Filipiinidel on siis nagu see, et inimesed räägivad super hästi näiteks inglise keelt ja siis seal nagu juhtus ka nii palju erinevaid asju, et me olime nagu mingisuguses pigem väiksemas nagu linnas, kus eriti palju nagu nii-öelda valgeid inimesi sinna nagu ei satu. Kõik on suht nii-öelda jumekad, pruunid silmad, pruunid juuksed, kõik näevad suht ühte nagu masti kõik välja. Aga siis seal kuidagi me nagu eristusime ja ma ei tea, seal Helenat ikka iga päev kuskil. Tal on vist pikad blondid juuksed. Pikad blondid juuksed ja pigem siuke ka. Ma ei tea, heledad silmad ja siis kuidagi jäi väga hästi nii-öelda seal kuidagi eristus ja siis kogu aeg tehti pilti meist ja kuidagi siuke hästi kuidagi hästi nagu vastu tulelikud oldi kuidagi. Kuni siis nagu selle hetkeni, et näiteks kohalik nii-öelda siis mingi kuberner kutsus meid enda mingile private peole keset siis seda veelauaparki, kus siis ma ei tea, olid mingid Mehhikost kutsutud mingisugused naised enam-vähem ja mingisugune terve siis kogu see veelauapark oli siis mingid relvadega tüüpe täis. Ma just tahtsin küsida, kas see mingi kartelli mingi ülikaaslane mingisugune liikumine oli seal nagu. Aga seal nagu ennast nagu ohus ei tundnud või niimoodi, et olite ikkagi õhtu läbi vaite pidu seal ja tarbisite jooki ka, kui seal pakuti ja seal selles suhtes ma enne nagu väga palju ei muretsenud, kuni selle hetkeni, et mul oli üks teine sõber eestlane ka nagu samal ajal seal ja siis tal oli see, et tuli välja, et oskab nagu breakdance'i teha ja siis ta otsustas kuidagi rahva keskel, et tal on nagu vaja näidata siis peale mõnda õlut. Kuni siis selle hetkeni, et kõik on siis nagu ringis, filipiinlased ja siis tema loobib seal breakdance'i, teeb mingi saltosi ja siis kukub müts peast maha. Ma hakkan seda mütsi krabama, siis mingi tüüp võtab selle minu eest nagu ära. Ja siis ma olen nagu, et okei, et mis värk on. Ja siis viskab selle täiesti just nagu vastu seina. Siis ma vaatan, et see on üks mingi relvaga vend, vaata, et ta umbes sai miskipärast kurjaks. Siis ma läksin nagu selle tüübi juurde, et kuuled, et äkki kuidagi läheks, vaataks nagu, jalutaks veits välja, vaataks, mis värk on. Ja siis pärast kohalikelt küsisime, et mis värk oli, siis oli see, et tundub, et poisid võitsite veits kubernerilt nagu seda tähelepanu ära. Wow. Et mingi siuke lugu oli nagu seal. Okay. Et algul nagu olid nagu hästi tore, on kutsutud, oodatud, aga siis samas mingi golf range'il järgmisel päeval ikkagi viskisime käppa selle kuberneriga ja kõik oli nagu okei. Et ta oli mingi meie vanune kutt nagu. No ikkagi see eriti, kui teie vanune kutt on vaata siuke nagu see ootamatuse faktor võib seal suht suur olla. Sa tegelikult ei tea, kui närvihaige ta on. Et ja üldse nagu see, kus on see raha ja see kuulsus või seal nende seltskonnas on siis. Temast oli nagu iga tänava peal mingid pildid ja seda, et seal nagu käis elu kuidagi nagu niipidi. Et mulle meeldib mõelda seda, et või nagu aruta nii sellele, et tundub küll, et isa norm vend on ja siis teinekord vaata, et kui kellelgi mingi saab
hullult rikkaks ei kuuldaks, et hakkab mingi veidralt käituma või tõuseb ära või midagi. Aga fuck, sa nii hea on targutada ise, vaata, kui seda raha ei kuulsust ei ole, et ma küll nii ei teeks, vaata. Aga tegelikult kunagi ei tea, mikseks sa nagu võid muuta sellistel asjade ajendil. Mingid siuksed asju juhtus nagu hästi palju ja nagu kuidagi need nagu õpetasid ka nagu kuidagi. Aga seal Filipiinidel te tööd ei teinud? Võib-olla see oli siuke nagu mingi aeg, kus sai nii-öelda veits tagasi nii-öelda turundusmaastiku nii-öelda tuldud, et ma olin mingisugune aasta aega olin põhimõtteliselt kõigest, mis ma Eestis nagu semi olin üles ehitanud, oli nagu maas. Aga siis see oli siukene nagu aeg, et okei, davai, võtame nüüd aja endale. Kuidagi hakkasime siis nagu kuskilt otsast jälle nagu pusima ja siis kui nagu Austraaliasse nüüd siis omakorda tagasi jõudsime, siis oli nagu see, et okei, rohkem farmi ei tee, nüüd nagu tahaks üritada päriselt välismaal nagu elada. Ja siis sealt siis mina läksin mingil määral nii-öelda turundusvaldkonnaga edasi ja päris paljude mingite muude asjadega ka, et... Anna midagi. Kus sul näiteks mingisugune rahaline sissetulek tuli, sest ma saan aru, Filipiinidel sa ikka võite enda sellest nagu säästusest asjadest. Sest miks ma seda võib-olla nii palju uurin ongi see, et ma kujutan ette, et kui ma mõtlen iseenda peale kunagi tagasi ja mõtlen, et kui meid vaatabki mingisugune 10 aastat noorem vend ja nagu mõtleb täpselt sellise asja peale vaata, et minna reisima, siis tegelikult on kõige tähtsam asi on see, et kui sul ei ole mingid ülirikkeid vanemaid või keegi anna sulle suure kotiga omaluga raha kaasa, siis tegelikult kus sa saad tööd, kus sa leiad see sissetulekut ja kuidas sa võimaldad endal see reisida. Kui me vaatame neid Instagrami pilte ja videos mõtleme, et kuidas see võimalik on vaata. Et võib-olla, et mis sa siis, kui sa Filipiinidelt tulid tagasi Austraalias, siis mis see nagu see turunduslik töö oli, kus firmas või mis ameti alal? No Filipiinidelt tagasi tulek tähendab seda, et su üürikulu läheb mingisugune 400-500 eurolt kuus, läheb mingi 2,5 tonnini kuus. Miks üldse tagasi minna? Austraaliasse? Hakkasime infrastruktuuri igatsema. Hakkadki reaalselt igatsema seda, et sul on nagu mingi, ma ei tea, ikkagi ostukeskuses on mingi, ma ei tea, McDonald's kuidagi, kus pakutakse peale spagettide ja mingi riisi ja mingi kanatiivad ikkagi mingisugust päris asja ka. Et me hakkasime konkreetselt igatsema seda nagu elu, aga siis kindlalt kohe nagu tuli siia meelde nagu see moment, kus sa oled nagu just Austraaliasse jõudnud, siis sa oled nagu Filipiinid, oled mingi hull staar, vaata kõik teevad nagu pilte ja mingid asjad ja siis Austrias sa oled jälle mingi ümargune null, vaata nagu keegi pane tähelegi, kui sa umbes mööda kõnnitast. Ja mingi siuke naljakas nagu moment on ju. Aga kus see nagu otse nagu lahti läks, siis oli see, et me jõudsime Sydneysse tagasi, me teadsime, et me farmi ei lähe, on ju. Ikkagi midagi oli nagu kõrvale pandud, aga ikka nagu need kulud on nagu jõhkrad on ju seal ja nagu midagi peab nagu välja mõtlema on ju. Ja siis me võtan ka tegelikult täiesti nagu pulkadeks lahti, ma arvan, mu esimene töö oli tegelikult mingi mõned nädalad või mingi kuu või 2 oli ma olin põgenemistoas, Sydney põgenemistoas viisin siis nii-öelda seda sessiooni läbi seal, olingi see event, kes jutustas seal, et kui midagi sassi läks ja viisin mingid sellist asja läbi, et see võttis mingisugune, ma ütleks mul mingisugune tegelikult kuu aega, et üldse seal Sydneys nagu mingi selline töö leida nagu. Siis järgmine mingisugune punkt oli see, kus ma avastasin, et davai, ma olen ennast bookinud nagu 2 töökohta samaks nagu kuupäevaks on ju. Ja siis saad mingi järgmise õppetunni, et davai on, et ma pean mingi otsust tegema, et kui mulle nagu long term nagu kasulikum on ja siis põhimõtteliselt ühest ütled ära, saad sealt veits vastu näppe, et see oli siukene nagu karm nii-öelda lesson mingil määral on ju. Aga siis ma põhimõtteliselt tegingi valiku selle vastu, et ma tegin Sydneys kõige kõrgemas hoones, tegin mingisuguseid tuure seal üleval nagu, sattusin sellisesse see põhimõtteliselt see sama kett, sest ma ei tea, teeb siis näiteks, ma ei tea, Legolandid ja mingid Madame Tussauds'id ja mingid Sea Life'id, kõik on nagu selle sama ettevõtte omad. Ja igatahes siis ma tegin veidike nagu seda ja Sydneyle ja Austraaliale kohaselt sul tegelikult, kui sa linnas elad, sul on alati mingi 5 töökohta nagu, sa teed mingi 5 erinevat asja nagu. Okay. Et lõpuks ma olin seal tegelikult vist kõige pikemalt olin tegelikult ühes ärikingituste ettevõttes, aitasin neil mingit turundust, mingit müüki veits teha. Ja no kõige siis nii-öelda tähendab siis kõige pikem või kõige ägedam projekt, kus me siis lõpuks sattusime olema, oli tegelikult see nii-öelda siis näitlemisagentuur, kuhu me sattusime.
et mida see siis tegelikult tähendab, oli see, et me sattusime põhimõtteliselt enda roommate'i või flatmate'i kaudu, siis me elasime ühe Brasiilia kutiga nagu samas apartmentis. Ja tema siis tegi seda mingit näitlemist nagu seal Sydney's vist ühel hetkel nagu kutsus kaasa meid, et kuule, kas tahaksite ka mingit tausta näitlemist teha, midagi sellist, meil oli mingi naljaga, et ahah, et võib ikka. Aga siis päeva lõpuks tegelikult, mis sellest asjast nagu välja kujunes, nagu poleks sellist asja nagu eluses osanud oodata, et tegemist oli siis enam-vähem ühe suurima agentuuriga Sydney's, mis otsib siis nagu kogu aeg erinevatesse projektidesse näitlejaid, me räägime seal mingisugused Uberi reklaamid, McDonaldsi reklaamid, mingid kohalikud kindlustuspakkujad, pankade mingid reklaamid. Koduse võõrsil, sellest on kõige rohkem võib-olla juttu olnud siin Eestis, on ju. Aga nagu neid seriaale hästi oli nagu megalt palju nagu. Kas tasu oli ka nendel ja? Ja ikka, ja. Et kõige parem nagu sest, et kindlasti, ja, et me selles suhtes nagu saime. Kas sa viskad mingisuguse numbri välja ka, mis te saite mingisuguse tüki eest näiteks? Seda on ikka nagu küsitud, aga sellel on tegelikult nagu üli raske mingisugust nagu hinda panna, sellepärast et see oli nii projekti põhinevalt, et mingi päev sul on lihtsalt mingi 4-tunnine sessioon ja siis teine päev sul on nagu mingi 16 tundi set ja siis sul on mingi 5 päeva järjest, oled seal kuskil öö läbi. Et ongi suht raske nagu mingisugust hinda mul nagu täpselt anda, mida ma oskan sulle öelda, on lihtsalt see, et nagu väga hästi sai sellest ära elatuda ja samas nagu see kogemus sealt nagu oli maailma kõva, sest et Sydney's tegelikult filmitakse kõiki mingisugust Hollywoodi filme. Disney stuudio asub Sydney's, on ju. See tähendab seda, et kõik mingid suuremad, mingid USA filmid, kõik mingid asjad toimuvad seal, on ju. Et päris palju saime tegelikult nagu seal alal nagu ringi tuuseldada ja nii-öelda tööd teha ja näha neid nagu päris mingisugused näitlejaid, on ju. Aga ohtu ei olnud, et äkki teist saab mingi hetk nagu tõsisema rolli täita või mingi, et selle peale üldse kogu oma karjääri ehitada seal? See on tegelikult nagu ülihea küsimus ja kindlasti nagu vaadates, et me tegelikult olime seal Sydney's kokku mingisugune 9 või 10 kuud. Ma arvan, et sellest 6 kuud me lõpuks nagu tegime seda. Kindlasti oleks sealt nagu saanud midagi, et seda oli nagu väga palju näha, kuidas mingisugused head sõbrad meil kasvõi said mingid üliägedates reklaamides nagu olla, et või kellest seal väga mitmest on saanudki nagu päriselt nagu näitlejad, et päris nagu ülikõva kogemus, et ma ei tea, seal näiteks mingist mahajätud veepargist oli üles vintsitud mingisugune siis Amazon Prime'i mingisugune film enam-vähem, mis nüüd oktoobris varsti peaks tulema, et seal põhimõtteliselt oli siis linnak nii-öelda üles ehitatud sinna veeparki ja siis käis mingisugune hull filmimine ja kõik need asjad ja. Aga ei tohtud või ei tekkinud siuke mõte, et kuule, et äkki anname sellele asjale võimaluse ja jääme see kauemaks ja... No me oleme selles suhtes ikka seal nagu listis agentuuris, et meid ikkagi nagu aeg-ajalt kutsutakse vahel või sa näed, et mis nagu need pakkumised seal enam-vähem on, siis oled küll, et võiks kohe lennata nagu vaata. Aga oled valmis lendama, kui tuleb mingi pakkumine? Täna vist praegu ei ole. Okei, miks nii? Ma arvan, et kui sa oled nagu 2-3 aastat ära, siis kuidagi ikka tekib mingi siuke pere ja mingi sõprade kuidagi igatsus või midagi sellist vaata, et Austraalia on ülikõva koht ja võib-olla siin kohal nagu tahaks võib-olla veidike seda mingisugust mindseti nagu maha tirida, et ikka olen kuulnud vaata mingid ütlused, et mingi kuskil elus hakkama ei taha, siis lähed Austraaliasse, mingid asjad on nagu, keegi nagu võib niimoodi arvata, kui nad tahavad, aga lihtsalt see, mis elu tegelikult seal nagu Austraalias on, see nagu täiesti uskumatu, ma ütleks nagu, et mul ainult positiivsed ja mingi emotsioonide parim otsus üldse nagu. Väga lahe, seda enam nagu nii hea on kuulata, et ikkagi mingi igatsus toob sind tagasi Eestisse, et ei olegi, et kui haid on nii kõrged seal, aga lõpppäeva lõpuks ikkagi, mulle tundub, et näed ennast siin, siis seda rohkem võikski hinnata nagu seda, et mis meil kõik siin olemas on ju. Muidugi, ja siin ongi nagu see reisimise veidike nagu valu ja võlu ka, et elad seal 4 kuud Filipiinidel, saad mingite tüüpidega sõpradeks, saad juba mingid suhted tekivad, saad nagu kuidagi veidike juba sügavamatel teemadel, mis iganes rääkida, ikka, ja siis oled, et
noh, kuule ei tea, kas et see kunagi näebki vaata, Ja. et see on siuke reisimise nagu see kõige valusam punkt olnud, nagu iga kord näed, et seal lennujaamas kuskil, et noh, näeme järgmine kord, on ju. Aga tegelikult kumbki ei tea, kas aga millal see on nagu enam-vähem või kui üldse, on ju. Oled suhtluses kellegagi veel Austraaliast? Jaa, kuule täiesti imelik, mul on vähemalt 2 seltskonda mul nüüd Austraaliast siin Eestis nagu külas käinud ka juba nagu. Wow. Et ongi kuidagi, ma ei tea, sama suur huvi kui meil eestlastel on Austraalia vastu, tegelikult on teistel nagu tähendab Euroopa vastu ka siis. Jah, ja jällegi ma arvan, see on ka ilmekas näide, et nagu kui seal nemad teavad ka, kui suured on need haid, vaata, ja sa tahad ikkagi see sama mõte, et sa tahad ikkagi seal tagasi tulla, siis neil tekib ka paratamatult see huvi, et fuck, siis peab midagi head olema Eestis ka, vaata. Muidugi, jah. Ei, ma ütlen, et need tüübid, kellele ma siin Eestit nagu näidanud olen, et näitad siin sauna ja viid kuhugi maale ja mingi sõidad seal ATV-ga keset metsa ja mingid asju, siis tüübid on slow life. Päris äge ja nad on täiega mainivad seda slow life nagu, et üli rahulik ja et kõigil inimestel on aega, vaata Sydneys mingi jõhker rumble käib, vaata. Täitsa kujutan ette. Aga kas, noh, et ma võib-olla nüüd röövisin või ütlesin sulle vastu ettega, kas kuhu edasi või kas sa näed ennast nüüd nagu siis täitsa nagu praegu vähemalt edasi Eestis elamas? Mul on nagu 2 vastust. Üks vastus on see, et ma tegin just aastase jõusalli paketi ja ma ei saa enam minna. Ja siis tegelikult teine on see, et võib-olla veits nagu, mitte kurvem, aga lihtsalt paneb nagu väikse nagu reality check, et oled 2-3 aastat nagu ära ja siis vaatad, kuidas mingi väike vend on enam-vähem mingi Rinnu, kes varem oli Rinnu ja on enam-vähem sinust pikemaks kasvanud, siis oled, et kas see nagu oli väärt seda vaata. Aga samas nagu päeva lõpuks ikkagi nagu ei vahetaks nagu seda kogu nagu reisimise värki mitte millegi nagu vastu, et ülikõva. Et tulevikus näed ennast ikkagi Eestis? Mart kuidagi äkki osaliselt. Okei, aga no alustame juba sellest ka, et kas sa tead üldse, mitmes riigis sa üldse reisinud oled? Ma ütleks, et ma tegelikult mingi üleliia palju nagu reisinud olen. Ma ei tea, ma arvan mingi 40-50 kanti, midagi sellest. 40-50 väga palju. No ühe Itaalia kutiga sain Sydneys tuttavaks, minu meelest tal oli äkki mingi 140 see count on. Jaa, selles saad hea, et see ei ole võistlused, see pigem lihtsalt sellepärast, et nagu panna perspektiivi nagu nüüd see küsimuse teine pool, et milline on see nagu lemmikriik, nagu noh, sa ei saa Eesti öelda, ütleme niimoodi, et milline on see lemmikriik nendest kõikidest riikidest, kus sa oled käinud? Üli vahva küsimus. Kõiki asju arvestades. Et ei ole mingi, et surfata on Filipiinidel kõige lahedam, Austraalias on öölu kõige lahedam. Üks peale Eesti. Ma ei teagi, äkki ma ütlekski siis äkki kuidagi Filipiinid või praeguses kuidagi jutu nagu jätkuks. Et lihtsalt inimesed on nii avatud ja nad nagu päriselt nagu tahavad sulle head ja kuidagi, ma ei tea, massaaž on ka mingi 5 € tund, nii et Marts on nagu see parim vastus praegu nagu. Sest mul on see bucket listis küll nagu, et siis ma tean, et vähemalt jääb sinna edasi. Ma tean, sa ka vahepeal jutustasid, et tahad tuled Austraaliasse, aga... No, aga mul oli kogu aeg see külla tulemise hetk. Et nagu mul ei ole kunagi olnud seda, et tulla ja nagu tööd tegema, vaid pigem oligi, et ma kuna nii palju sõpru seal, et nagu, et kasuta seda momentumit ära, et tulla, olla kellegi juures, minna edasi, olla kellegi juures, nii edasi. See mõte on siiamaani, sest et 2 sükest head sõpru tegelikult on praegu seal. Aga see on palju komakohti, millest võime teinekord pikemalt rääkida, et tänan osan sinust. Siis võib-olla, mis on kõige alahinnatumad asjad, mida sa alati reisile kaasa võtad? Ma arvan, et müras muutavad klapid on nagu no-brainer. Et ilma nendeta ei saa küll nagu hakkama. Ma ei tea, äkki mingis ilmaklapid käigaks juhuks, et ma olen üli light sleepiga tüüp nagu, et ma arvan jah, need läpaks võiks olla ja siis ma ei tea, passi rahakott ka. Tähtsad, ma olen nagu, mida vähem nagu asja seda parem, ütleks tegelikult nagu. Nõus, sest tegelikult kui sul on mingisugune raha taskus, siis kõike saab osta, vaata. Et teine, pole mõtet üle võib-olla stressata. Küll aga silmaklapid on minu jaoks küll ülehinnatud asi või nagu, okei, kui sa ütled, et sa nagu kasutad neid reaalselt, siis küll. Täiesti, kui mul juba onni peal tuleb, siis on nagu suva. Mul ei tule, ma ei suuda lennuks kunagi magada. Seda ma ka ei suuda. Ma ei suuda päeval ja lennuks magada, et väga harva, kui ma päeval magan ja lennuks, see on mingi full, lihtsalt lollitamine või nagu nokkimine. Korraks kaotad võib-olla toivu ja siis kohe jälle üle. Aga sa juba natukene oled seal vastanud, aga võib-olla tuleb midagi siia mingi lisandväärtus juurde. Et mida maailmas ringi rändamine sulle kõige rohkem andnud on või kuidas ta sind ennast muutnud on?
mul on üks ülihea punkt nagu selle vastu, mida tundub, et inimestel on tavaliselt meeldinud seda nagu kuulata. Ja see punkt on tegelikult see, et mille ma õppisin ära seal nagu niimoodi reisil olles või välismaal elades, et see, et mingi asi nagu kellegi teisel ei toiminud, ei tähenda, et see võiks sinul toimida. Et kui keegi nagu kogu aeg ütleb sulle, et see ei tööta. Et see ei tööta, vaata, nagu see ei ole võimalik, nagu, et mingi kolid sinna Sydneysse, et siis see on nii kallis ja seal on nii raske ja sa ei leia tööd ja kõike mitte, midagi sellist. Siis see ei ole nii nagu vaata, et inimestel on erinevad mingid kogemuste bagasid all, inimesed näevad teistmoodi juba välja, kõik mingid sellised punktid tegelikult mängivad üliolulisest nagu rolli, on ju. Et see on kindlalt nagu see punkt, mille ma nagu endale kuidagi, millest ma väga hästi nagu siis seal nagu aru sain, et on mingid inimesed, kes lihtsalt ei tule kaasa mingite ideedega ja mingid, kes ütlevadki, teevadki maha, on ju, aga see, et nagu sul see asi ei toiminud, ei tähenda, et see võiks nagu mul kuidagi toimida, on ju. Absoluutselt, tõesti, väga siiras ja aus ja nagu selles suhtes ka motiveeriv vastus, et alati ei ole kõik nii mustvalge või nii raamides kinni, et kõik piirid on mingil määral niutatavad ja nagu kui ise päeva lõpuks saad normaalne inimene, siis võib-olla suudad ikkagi välja mõelda selle ja enda jaoks toimima panna. See polnudki võib-olla nagu see, et ma nüüd oleks midagi hullult nagu saavutanud või midagi sellist, ma lihtsalt nägin hästi palju mingeid selliseid olukordi pealt, kus näiteks üks sõbranna tuli nii-öelda ka siis Sydneysse elama ja tahtis nii-öelda mingit turundusalast tööd leida ja põhimõtteliselt kõik, kui ta kuskil seal gruppides või kuskil kirjutas, et otsib mingi välismaalasena, eestlasena tööd, ütles, et see pole võimalik, on ju. Et sa saad oma mingi selle working holiday viisaga mingisuguse päris asjaliku mingi turundustöö nagu. Ja põmm, ta on praegu mingisuguse tiimijuht nagu seal, on ju. Enam nagu neid näited nagu nii palju, vaata. Aga see võttiski tal tegelikult mingi 4 kuud aega, kui nüüd ta lõpuks nagu jõudis sinna, aga ta jõudis nagu ja nüüd ta elab seal ja mingi permanentsus ja kõik asjad vist nagu, et nagu neid näiteid oli nagu nii palju nagu, siis olekski, et okei, et nagu siis ma saingi ise aru tegelikult sellest, et kui ma ise mingit soovitust annan, et see on see, et see minu enda nagu näite pealt, mitte see, et nii nüüd ongi, vaata. See on see, et minu kogemus oli see, et minul see asi ei õnnestunud, aga ära lase nagu ise sellest kuidagi ennast nagu kuidagi, ma ei taha tagant lükata, et ära muretse selle pärast, nagu, et sul võib jumala hästi nagu see asi minna. Muidugi, väga lahe. Võib-olla siis viimase asjana enne, kui Instagramist tulenevate küsimuste juurde liigume siis, et reisimisest tulenev väärtus, mida sa nagu endaga veel igapäevaelus kaasas kannad, ma saan aru, see on suht sama vastus, aga kui on midagi nagu siuke, võib-olla siis mida sa iga päev endaga kaasas kannad, et midagi, ma arvan, et ma üritan lihtsalt kuidagi piisavalt nii-öelda hoida sellist nagu mõttemeelt, et ma ei tea, ma ajan mingit enda asja, mul on suhteliselt ükskõik, mida keegi teine ümber minu nagu teeb või mida arvab, et see kuidagi tuli Austraaliast kaasa, et sa lähed, ma ei tea, jalutad mingi paljajalu kuhugi ostukeskusesse, vaata, või mingi surfilaud käes ja kuidagi teed oma shoppinguid, ma kujutan, et Eestis lähed paljajalu kuhugi poodi, sul on mingi viral TikTokid, kõik vaatavad ja filmivad pealt enam-enam, et ma ei tea, kuidagi ma ei karda nagu seda ja kuidagi ajan mingit enda asja lihtsalt. Ei võta elu liiga tõsiselt võib-olla? Üldse mitte. Väga hea. Siis nagu ikka siis siuke uuem lähenemine, et viskame ka Instagramis võimaluse õhku, et kus siis saavad ka teised küsida küsimusi ja olen siis parimad palad välja valinud sulle. Esimene on siis, et kui sa ei saaks elada Eestis, siis kus sa elaksid? See võib-olla kind of vastaid seal, aga võib-olla ei ole Filipiinid vastus, ma ei tea. No ma kindlasti Filipiinidele ei elada ise viitsiks nagu. Ma arvan, Austraalia ka nagu, suhtes kaugel aine. Kus ma praegu võib-olla elaks? Ma arvan, Lõuna-Prantsusmaa, päris äge. Nagu sellest ei saa surfi. Ma arvan, kuskil seal Portugali ja kuskil seal Lõuna-Prantsusmaa vahel äkki kuskil seal on nagu mõnus sasju. Kas võtaksid endale kunagi välismaa naise? Sa pead nüüd poliitkorrektsne. Helena küsis seda või? Ütleme nii, et praegu ei ole plaanis, aga ilmselt on väga eksootiline kogemus. Sa pead tõesti väga poliitkorrekt olema. No nii, mis keelt sa tahaksid osata rääkida, mida hetkel ei oska? Ma arvan, et kindlalt hispaania keel, lihtsalt seda räägitakse nii palju nagu, et
oleks ülikasulik nagu. Ma hakkasin kunagi itaalia keelt õppima nagu lihtsalt sellepärast, et nagu mul on see kõige nagu siiram, ma ei tea, soov või see nagu on nagu see nagu meeldivus või sümpaatia on Itaalia vastu. Sa veits nagu näed välja ka, et sa võiks osata seda, see on kuidagi nagu... Jaa, aga ma jõudsin seda mingi 4-5 kuud õppida ja siis ma olin lihtsalt mingi fuck it, kõik räägid hispaania keelt nagu. Aga see on nagu, see on mitte sama, aga ikkagi sama, kui keegi õpib eesti keelele, see on nii suur väärtus nagu. Ta teeb see nagu mingi literali, ma ei tea, 500 000 inimese pärast nagu, sest meil siin koha pealgi nii palju räägivad vene keelt annata. Tegelikult Hiinas käisime ka paar nädalat, see oli väga kõva. Hiina keelt, sorry, Hiina keel. Muudan täiega vastust. See oleks ülilitt nagu, väga meeldiks nagu, see on lihtsalt crazy, see on täiesti haige maailm seal nagu. Lihtsalt sellest, et siis annaks sulle vabamad käed seal reisida või? Ma arvan, et see oleks igatpidi ärimõttes, kõik uksed oleks nagu avatud, see oleks väga sõge nagu. Kas Hispaania või Hiina nagu. Okei. Üks riik, kuhu sa kellelgi minna ei soovita? Kuhu ma ei soovita minna? Jälle minu kogemus on ju. Ma arvan, et kõikidest nendest Aasia riikidest, kus ma nagu käinud olen, mulle isiklikult tegelikult Vietnam jättis sellise veits võib-olla külma mulje, et inimesed väga ei taha sinna suhelda ja kuidagi ei teagi, mulle nagu rohkem meeldis selline võib-olla džunglielu rohkem seal, et kuskil mujal. Et võib-olla minu see kogemus nagu seal Vietnamis oli siuke, et ma ei tea, kõik on ainult nagu näevad sind, kui jalutavad rahakotti ja ma ei tea, mujal ka muidugi, aga lihtsalt seal oli kuidagi see nagu eriti võimendatud. So be it. Kui sa saaksid olla maailma parim sportlane ühel spordialal, siis mis see oleks? No mis muud vastust siit ikka saab tulla, kui ilmselt tahaks maailma parim surfar olla? On jah. Aga vaatad surfivõistlusi asja ka pealt või? Siin-seal midagi kuskil, aga mitte niimoodi, et ma panen ta kuidagi käima ja midagi sellest. Sest ma jälgin paari venda nagu ja siis see on küll nagu lihtsalt ma ei tea, elus ma alla 10 korra surfan nagu, aga väga nagu meeldib kogu see tegevus ja kogu see lainel olemine või selle püüdmine on nii väike osa kogu sellest protsessist ja kõik see, mis selle meluga asja kaasas käib, ma naudin nagu kõike seda nagu ja siis lihtsalt nagu nii nagu haige on vaadata siis, mida need maailma tipud teevad nagu. See on täiesti rets, see on täiesti ajuvaba nagu. See on nii uskumatu nagu spordiala ja see on nagu saad aru, kui võimas nagu loodus on ja lihtsalt täiesti nagu crazy asi. Ma olen endale üllatuseks vaadanud, et kõik spordialad, mida ma terve elu teinud, on sellised nagu sooloalad, et veelautamine, lumelaud, surf, rula, kõik need on nagu, et ma ei sõltu mitte kellestki, et kuidagi väga huvitav nagu mingi viimase aja pealevaade asjadele. Võib-olla peaksid proovi mingit tiimisporti vaevalt. Padel, Eesti rahvussport. Ja sellest rangist mehe maha, jah. Ei ole hullu jõuad veel peale tulla. Raamatu soovitus. Mega klišee küsimus nagu, aga ei aus. Ma ei teagi, ma olen selle Steven Bartletti mingi enamus podcastis nagu ära kuulanud, et tal on seal ka paar päris õnnestunud raamatut ja ma arvan, et see The Diary of a CEO. Ma arvan, et see on siuke mõnus raamat, mis võtab võib-olla äri ja elu mingisugused põhimõtted ilusasti ühte kokku, millega ma ka nagu klapin ja võib-olla kuna Steven on päris hea nagu turundaja ka, et siis võib-olla turundusvaldkonnast ka seal nagu päris ägedalt räägib mingitest gorilla marketing lahendustest. Kuidagi äge, siuke tüüp. Väga äge, sest nagu ikka nii nagu mul oli selle oma brändi välja tulemisega nagu oma mingisugune nagu siis teine bränd, kes andis mulle kõige suurema tõuke selle jaoks on ja siis selle podcastingusega oli ka täiesti nagu lihtsalt tema rajatud tee nagu, mida ma lihtsalt üks hetk siis alla vandusin ja mõtlesin, et proovin ise ka nagu. Ülikõva, mis sa teed. Ja siis üks küsimus, mida vastu küsida. Jaa, ma isegi mõtlesin selle küsimuse peale ja küsimus, mida ma Siimult tahaks küsida, ma panin selle isegi kirja endale. See on mingi pikk, mingi mitmeosaline küsimus või? Nagu pole nagu võib-olla siin nii väga nagu reisimise teemast või kuidagi midagi sellist, aga mind näiteks huvitab siuke asi ja mind väga huvitab tegelikult nagu ostupsühholoogia üldiselt. Miks inimesed ostavad mingisuguseid asju ja mis see nagu nende teekond oli, et nad lõpuks jõudsid siis nagu, et ma tahan seda asju endale osta, mul on vaja seda. Et mis on näiteks Siimu siuke mingi viimase aja suurem ost, mis
ja mis see nagu teekond oli võib-olla, et kus sa jõudsid, et okei, nagu fuck it, mul on vaja seda nagu. Super, ma olen nii õnnelik selle küsimusest, mul on ülihea vastus nagu. No nii. Ja ma just praegu tegin seal nagu eelviite ka. Tegelikult see sama bränd, kelle järgi ma hakkasin seda enda siis riiete bränd tegema, on Nude Project. Ma ei tea, kui sa oled kuulnud või oled teadlik. Ma olen seda Nude'i nime olen kuulnud, aga ma ei tea, kas nüüd selle õige formaadi. Sest need on nagu Hispaania kutid, kes alustasid nagu koroona ajal. Noh, ma ei saa neid mitte midagi ära võtta, nad on ülinoored vennad nii edasi, et nad nagu nende revenue on nagu miljonites nüüd, et nagu nad alustasid koroona ajal, ülinoored vennad, kõik siuksed asjad, et nagu ma vaatasin seal nagu see täpselt nad turundavad, sa pead vaatama nende nagu see turundusstrateegiat ja kuidas nad nagu asju edasi annavad, see on nii haige. Ja nagu see oli põhjus, miks ma alustasin, aga kui ma vaatasin neid ja jälgisin, siis neil on suhteliselt nagu siuke statement piece'id nagu, et noh, siuksed nagu pigem kallima otsa nagu mingid riided nagu, noh, ma ei räägi nüüd siin, ma ei tea, mingi Versacest ja Gucci'st, me peame aru saama, et on kaks väga noort venda, kes teevad Hispaaniast riided, vaata. Ja sellegi poolest nagu neil ei ole, noh, mingi, see ei ole kiirmae tööstuse asi. Ja siis ma olin nagu neid jälginud ja nende nagu järgi nagu alustan kõik seda asja, aga siis just literaali nädal aega tagasi, ma mõtlesin, et mul pole ühtegi nende nagu piece endal. Ja ma tegin selle tellimuse eelmise kolmapäeval ja ma nagu nii praegu põlen, et ma ootan, sest ma olen neid kättegi saanud. Pole saanud veel kätte? Et ootan ja, aga noh, ma mõtlengi, et nad ei saa mind alt vedada, sest et nagu selle koha pealt, et noh, neid on nii suur edu saatnud, et seal ei ole võimalus, et nagu need on nii läbipaistvad ka, nad teevad YouTube'i selle koha pealt, kuidas nad teevad seda asja. Siis avavad mingi uusi poode ja lihtsalt see kontorielu ja kõike seda, nad laienevad hullult kiirelt, siis neil on mingi näiteks iga selle kollektsiooni kohta nad panevad Spotify'sse nagu välja ka playlisti. See on mega head playlistid ka nagu täpselt siuke mingi Hispaania vibes, siis on mingid... Täitsa ka nagu kastist välja vaata. Täiesti. Ja see on nende see nagu siis membership mingi programm, mis seal on nii paeluv. Saad aru, et saad mingi punkted mingit asja eest, kui sa nagu... Gamification ja sisse toodud. Ja kui sa teed see, siis sa kogud neid punkte, saad nende eest valida kas tasuta tarne või mingi 5 või 10 euro discounti. Või mul on mingi kinnist teed, ma kogun neid punkte, et saada mingi ehete, mingi mystery box vaata lihtsalt, mis ilmselt, noh, nad ei tea mu suurust, ilmselt on mingi laost ülejäänud asjad. Aga suures plaanis nagu see on, ma olen nagu hooked ja see on nagu nii lahe asi, mida ma nagu täiega ootan. Nii et kui ma kätte saan, siis üliäge nagu vastus. Täiega, mul hullult vedas, et sa küsid sa. Sest et ma nagu väga, ei ole esiteks meile sellest väga rääkinud ja teiseks nagu ma tean vist ühte inimest on näinud ühe, kusjuures noh, ma saan siis tanki panna üks, kes käis meil siin podcastis ka, üks florist, Marleen. Tema siis, kui nad käisid reisil, siis tema tegi oma mingi Peikast pildi ja siis ma nägin, et Peika oli nagu käinud shoppamas sealt, ta oli see Nude Projecti nagu kott nagu õlal. See on nagu põhimõtteliselt ainuke kord, kui ma olen näinud üldse et mingisugune eestlane on nagu seotud kuidagi selle brändiga. See on nagu siis mingi douchebag early days, mingi lahendus põhimõtteliselt. Varsti kõik räpivad. Ma usun küll, sest ma näen küll neid ainult elu saatmas. Kui sa näed nende seda turundust pärast nende Instagrami, see on rets nagu. See on haige, mis sa tead. Aga oleme jõudnud siis sinnamaani, et nüüd tuleb siis this or that, ehk siis mingit selgitust ei oota, kiire vastus, ongi siuksed veits vastuolulised asjad on ju. Tuleb vastus nii nagu tuleb. Seljakott või kohver? Seljakott. Luksushotell või hostel? Luksushotell. Planeeritud või spontaanne reis? Spontaanne. Reisimine üksi või sõpradega? Wow. Sõpradega. Päike, rand või mäed ja matkamine? Päike, rand ja surf. Soe kliima või külm kliima? Soe. Kodulainu sissemakse või aastane reis? Sissemakse. Täna. Reis naise või sõbraga? Sõbraga. Auto või lennuk? Lennuk. Reisilt meened või fotod? Fotod. Nice. Siis oleme jõudnud lõpufaasi, ehk siis aitäh Robert, et tulid saatesse. Ülikõva Siim. Siis meil on tänasele saatele on õla alla pannud Cinnamon, ehk siin on selline väike kinkekott, kus siis sees ongi mystery box, kus siis leiad head huvitavad ja neid samu asju saab siis see sama mystery boxi saab ka soetada Cinnamoni kinost koha pealt ning sobib ideaalselt just kingituseks lähedasele või sõbrale.
Ühtlasi tahaks eraldi tänu välja tuua siis mööbeldaja kauplusele, kes valustab meid siis nende istumisalustega, kus me siis saame potentsiaalselt iga osa tuua endale erinevaid huvitavaid toole nende poest, ehk siis kõik, kes soovivad endale osta mööblit, soovitame just minna sinna. Ja kindlasti siis suur aitäh lõpetuseks ka Botikule, et me üldse oleme nii hubase ülemineku saanud teha ja enda saateid nüüd siis siin salvestada. Ja aitäh ja kohtumiseni uues episoodis.